kui ma ise mõtlen selle peale, mis on aidanud kaasa edasi minemisele, arengule, iseenda ülesleidmisele, enda minevikuga rahu tegemine, leppimine siis, et kõik, mis on juhtunud, sinna ma ei saa midagi teha. Ma saan ainult olla siin praegu ja teha siin praegu kõike seda, et oleks tulevikus ka hea. Üks selliseid päris võimsaid asju on minu jaoks olnud üksi olemine just. Olemine iseendaga. Ma mäletan, kunagi oli üldse niimoodi, et ma ei tahtnud pigem üksi olla. Tahtsin alati olla kuskil inimeste seas, kus on mingisugune tegevus, et ma jumala eest ei peaks üksi olema, sest nii kui ma üksi jään, hakkavad pihta need mõtted, hakkab ketrama, võib-olla tekib selline enesevihkamine, kõik tundub nii negatiivne ja tekitab ärevust ja üldse suutmatust olemaks üksi. Ja see tõigi, see viis paaniliselt valima seda suunda, et olla lihtsalt siis inimeste keskel, olla kellegagi koos, et mitte üksi jääda. Ja tihti juhtus selline asi, et see valik, kellega olla või kuhu minna, pigem langes sinna poole, et sai valitud siis inimesed, kellega võib-olla ei tahagi päriselt olla, aga lihtsalt mitte et üksi olla, valisin siis selle tee, et kuuluda kuskile, kus ma võib-olla päriselt tegelikult ei tahagi olla, aga ma lihtsalt olin seal, kuna ma ei tahtnud üksi olla. Ja võib-olla see hoidis mõnes mõttes lõksus mind, sest pigem nagu mõttekaaslasi otseselt ei olnud, rohkem oli nagu teiste soovide järgi elamine sellel perioodil. Ja just see üksi olemine, see nagu paneb kinni ka selle, et tähendab üksi olemine nüüd tagant järele vaadates pigem ju annab selle võimaluse, et just vaadata enda sisse sellise kriitilisema pilguga. Üksi olemine annab võimaluse vaadata endasse sellise vähe kriitilisema pilguga. Pean just seda silmas siis, et igasugune müra kaob nagu ümberringi ära, et on nagu võimalus jääda oma mõtetega. Need võib-olla ei ole esialgu kõige meeldivamad üldse. Need võivad isegi tekitada sellist stressi, ärevust, võivad tekkida mõtted, et ma olen läbi kukkunud või ebaõnnestunud. Või miks ma üldse nii tegin, siukene süü tundmine, enesealetsemine, sellised asjad. Nii palju, kui need möödas on, siis tuleb lootus, et äkki on võimalik ikka kuidagi moodi edasi saada. Ja üldse see omaette olemine toob sellise teistsuguse keskkonna. Et esiteks, kui ma mõtlen selle näite, et mulle meeldis näiteks olla inimeste keskel, sest ma ei tahtnud üksi olla ja ma olin tihti inimestega, kellega mul üldse võib-olla ei klappinudki, aga lihtsalt sellepärast, et mitte üksi jääda. Kui jääda jälle ette, siis kaob see murekoht justkui ära.
saadki olla iseendaga. See võib olla hirmutav küll alguses. Aga vähemalt kaob üks selline müraallikas ära ja saab rahulikult mõelda, rahulikult olla. Teha mõttetööd veidi, mõelda, et mis võiks olla järgmine lüke sellel teekonnal ja üleüldse, kui see müra jääb vähemaks, ma pean siis silmas, kui jäädega omaette on segajaid vähem, kus saabki selgelt mõelda. Nii võib päris palju asju korda viia või korda saata. Et see mõte võib esialgu olla õudne, kui sa oled harjunud olema inimeste keskel. Aga selles võib peituda meeletu potentsiaal tegemaks siis ülisuur samm edasi enda teekonnal. Ja see loob ka eeldused näiteks loobuda mõnest halvast harjumusest. Näiteks joomine, suitsetamine. Ja see annab nagu võimaluse olla endaga kontaktis rohkem. Lisaks on hea avastada jälle, et nagunii me ajas muutume pidevalt, kõik muutub meie ümber ja siis seesama vahelduseks omaette olemine võib tuua esile mõne muutuse samamoodi, et järsku sa avastad selle uuesti, õpid siis nii-öelda iseennast uuesti tundma selle kaudu. Ja see on protsess selles osas. Mõnele ei pruugi see üldse meeldida, võib asju hullemaks teha. Teisele on jällegi see võib olla kõige suurem päästerõngas üldse selle teekonnal. Igal juhul see jääb sinu otsustada. Tšau!